Top projektid teisel poolaastal 2026, kuhu tasub Dubaisse ja Abu Dhabisse investeerida, et saada 30–50% kapitali kasvu ehituse jooksul. Praegu on väga vähe projekte turul, sest arendajad ei too neid meelega, et mitte tekitada ülepakkumist. Esimeses kvartalis 2026 oli Dubais toodud turule 30 000 uut ühikut müüki, aga teises kvartalis ainult 10 000 ühikut ja need on tavaliselt toodud ka suurarendajate poolt ning need on väga kiirelt ära ostetud ehk nõudlus ületab siiamaani pakkumist. Ja kõik inimesed, kes arvasid, et nüüd Lähis-Ida konflikti tõttu hinnad langevad, siis nad eksisid. Hinnad on pigem vastupidiselt hakanud kasvama selle tõttu, et kütus, ehitusmaterjalid ja kogu logistika läks kallimaks. Aga kuhu siis täna investeerida? Kas Dubaisse või Abu Dhabisse? Mis hinnaklassis? Näiteks Abu Dhabis on kvartal 226 võrreldes kvartal 2025 aastaga kasvanud müük 76% ja seda ka põhjusega, sest Abu Dhabi on praegu väga kasvav turg, 20–30% soodsam kui Dubais, kuid väga eksklusiivsem ja piiratuim. Näiteks sama rahvaarvuga Abu Dhabis 4 aasta jooksul ehitatakse ainult 30 000 ühikut kinnisvara, Dubais vastupidiselt 300 000. Aga mis me siis täna saame osta? Kui me räägime soodsamast hinnaklassist, siis muidugi parim variant alates 150 000 eurot on Row District Bimtias, kus on minikommuun kortermajade ja ärihoonega, kus on olemas coworking alad, basseinid, jõusaalid ja kõik eluks vajalik. Olemasoleva metroo juures Jebel Alis. 2 esimest etappi müüdi välja kõigest päevaga ja hinnad olid alates 150 000 eurot stuudiokorteri eest ja umbes 250 000 eurot kahetoalise korteri eest ja umbes 380 000 eurot kolmetoalise korteri eest. Ja makseplaan oli järgmine: 20% ainult sissemakse, 30% ehituse jooksul ja 50% kättesaamisel aastal 2029 ehk väga mugav makseplaan. Lisaks oli võimalus võtta ka natuke kõrgem hinna eest post-handover makseplaan, kus viimased 40% saab tasuda 3 aasta jooksul peale võtmete kättesaamist ja katta neid makseid näiteks osaliselt üürnike arvelt. Projekt on väga äge, kindlasti tulevad mingid broneeringust vabanemised või uus etapp, seega me peame olema valmis. Teine variant, Yards by Beyond, eksklusiivne arendaja Beyond, kes on enne ainult ehitanud mereäärde nagu Maritime City'sse Dubai Islandsile, on nüüd ostnud suure krundi sisemaal City of Arabias, IMG World ja Global Village'i juures, mida ümbritsevad ka teised ägedad kommuunid, nagu näiteks Al-Barari või Majid Al-Futtaimi Wilds. Sinna tuleb ka Beyondi kommuun ehk sama äge kui mere ääres, aga sisema hinnaga ehk poole soodsam. Ja seal on siis 17 kortermaja, nende vahel on basseinid, pargid, poed, kohvikud, jõusaalid ja vaba aja veetmisvõimalused, spordivõimalused ning madalad kortermajad. Esimesed 2 etappi müüdi välja juunis 1 päevaga, juulis ka 1 päevaga, kokku 7 maja. Ja hinnad olid ainult alates 250 000 euri kahetoalise korteri eest, köögi, garderoobide, parkimiskohaga. Muideks, köök, garderoobid ja parkimiskoht on Dubais alatinnas ja näiteks Imtias Row projekt oli ka täissisustusega. Beyondi oma on ainult köögi, mööbli ja garderoobidega ning ainult 40-60 makseplaaniga, mis tähendab seda, et 20% oli sissemakse, ainult 20% 3 aasta ehituse jooksul ning 60% kättesaamisel, mida on hea sissetuleku korral võimalik võtta ka laenu peale. Ning neil on tulemas 6 etappe. Kui me tahame minna eksklusiivsemate asjade poole, siis me vaatame kas merd või kommuune ridamajadega. Miks ridamajad? Sest paljud pered soovivad elada suuremal pinnal ja Dubais neid arendatakse vähe. Ja ridamajade kommuuni kuningas oli, on ja alati jääb Damak. Damak on suuruselt teine arendaja Dubais peale Emari, mis on kõige suurem arendaja. Ning nemad on arendanud selliseid piirkondi nagu Damak Hills ja Damak Hills 2, mis on juba valmis, Damak Lagoons, mis on osaliselt valmis ja nüüd on ka Damak Islands ja Riverside. Ja Damak Islandsis me saame osta 700 000 euro eest ridaelamu,
mis valmis kuul maksab umbes 1 000 000 eurot koos 3-aastase makseplaaniga ning konkurendid nagu Danube või Bingati müüvad taolistes kommuunides oma ridaelamuid umbes 20% kallimalt. Kui me räägime merest, siis me räägime Dubai Maritime Cityst või Dubai Islandsist, mis on täna viimased mereäärsed alad, mis on ainult 15 minutit downtownist ja poole soodsamad kui näiteks Blue Waters või Dubai Marina esimese liini majad, kuhu me saame siseneda täna 2-toalisse korterisse mere ääres 70 ruutu parkimiskoaga, väga kallis viimistlus, köökgarderoobid 550 000 eurost, makseplaaniga 50-50, 20% sissemaks, 30% ehituse jooksul, 5% iga 6 kuu tagant ning 50% kättesaamisel. Ja see on siis minu soovitus on kas siis Beyond Maritime City tipukommuun, kus tuleb 6 hektari parkmets, oma erarand, promenaad, kõik kohvikud, poed, restoranid ja kõrghoonetes on 360 vaade kas parkmetsa poole, mere poole, päikseloengu ja mere poole või downtowni poole. Ja sellest projektist ma olen rääkinud ka oma eelmises vlogis pikemalt. Ning Dubai Islands B-Siora kommuun Hado maja, samalt arendajalt Beyond, kus on siis oma erarannaga kortermajade ja tuleb ka 5-tärni hotellikompleks koos spaade, basseinidega ja pargiga samas hinnaklassis. Kui aga teile meeldib rohkem linnamelu, siis on olemas ka Dubai Design District riigiarendajalt Meraz, mis asub täpselt kanali ääres downtownist 10 minuti kaugusel ja seal on samamoodi hinnaklass alates 550 000 eurost 50-50 makseplaaniga 3 aasta jooksul. Aga kui me räägime Abu Dhabist, siis täna on väga potentsiaalikas turg Abu Dhabis, sest Abu Dhabi on avastamata pärl. Seal on vähem pakkumist, seal on hetkel soodsamad hinnad ning palju vähem maad, kuhu tohib ehitada. Ja Abu Dhabis me võime osta alates 500 000 eurost korteri Yas Islandile, kuhu tuleb Disneyland, kus on juba Warner Brothers, Ferrari World, AT&T Arena, Marina Circle, kus on F1, kus toimib väga hästi lühiajaline üür. On olemas ka Fahid Island ja Saadiyat Island, kuid täna on väga populaarne Al Reem, sest seal on juba olemas ADGM ehk Abu Dhabi Global Markets ja väga paljud rahvusvahelise haardega ka finantsettevõtted nagu OpenAI, Morgan Stanley, Blackstone on siin investeerinud väga palju raha, et avada oma kontoreid. Ning seal on väga vähe uut pakkumist ja nõudlus paari aasta jooksul kasvab väga oluliselt, sest need kõik kõrgepalgalised töötajad ning edukad ärimehed tahavad elada seal oma peredega selle piirkonna sees või kõrval ning pakkumist on vähe, aga nõudlus hakkab olema suur. Ning täna me saame sinna siseneda näiteks Tara parki või Muheirasse riigiarendajalt Modon 2-toalisse korterisse alates 400 000 eurot ja 3-toalisse alates 650 000 eurot, mis on umbes 120 ruudune 3-toaline korter ainult 5% sissemaksega, 35% 3,5 aasta jooksul ning 60% kättesaamisel. Ning loomulikult ka minu lemmik Hudairat piirkond, saar, millest ma olen teile rääkinud, vlog on siin, kui tahate lisinfot. Ja seal on tänaseks kahjuks kõik välja müüdud, kuid me saame valmistada endast uueks etappideks korterit alates 550 000 eurot, ridamajad alates 1,1 miljonit eurot ja villad alates 2 miljonit eurot. Mere ääres, mitte sisemaal, golfiväljakute ääres, kõik spordiväljakud, restoranid, poed, kohvikud ja 16 kilomeetrit randa ning 53 kilomeetrit rannikud on sellel saarelt olemas. Riigiarendajalt Modon esmane sissemakse 10%, 40% ehituse jooksul ja 50% kättesaamisel. Ja kui teile pakub mõni projekt nendest huvi, siis vaadake mu eelmiseid vloge, ma olen igast arendusest teinud eraldi pikema overview ehk lühikirjelduse ning võtke minuga ühendust, saame kas Tallinnas kokku, teeme videokõne või kohtume üleüldse Dubais või Abu Dhabis koha peal, et te näeksite, katsuksite ja oma silm on kuningas.